kui endal võiks midagi öelda, et siis tee rohkem riilse. Tegelikult tuli üks lojaalne klient, eks ole, millest kasvas nii palju välja. Ma automaatselt saan aru, et see on huvitav, inimesed ei ole seda näinud ja kes on, siis see tundub tegelikult harukordne. Mis ma siit välja noppisin, et 2 sellist head mõttetera, et mida kõik vahet ei ole, et mis siis on see sinu kogukond või üldse sinu teema sotsiaalmeedias, aga on siis tee universaalne personaalseks, mida sa tegid siis selle sääse teemaga, on ju. Ja teine siis ongi siis see mingi harukordsus või erakordsus. Ma ise tunnen neid tundeid ja ma loodan, et ma saan luua teistele inimestele ka seda tunnet, et nad kuuluvad kuhugi ägedasse gruppi ja nad on oodatud. Tere! Oled asunud vaatama Tallinna Majanduskooli turundusõppetooli podcasti saadet Turundustaskus. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turundusõppetooli juht. Ja tänases saates me räägime kogukonna kasvatamisest sotsiaalmeedias. Ja oma saate külaliseks olen ma palunud Liis Tammani, kes siis räägib ühe väga sellise põneva elustiili kogukonna näitel, mida tema on siis teinud, et see kogukond kasvaks, oleks aktiivne ja jätkusuutlik. Tere, Liis! Tere! Väga meeldiv, et kutsusid. Meeldiv, et said tulla. Aga esimene küsimus olekski see, et võib-olla sinu taustast natukene, et sa oled väga mitmekülgne inimene, oled ka omandanud erinevat haridust, et võib-olla pidades silmas seda meie saate teemat, mis ongi siis kogukonna kasvatamine sotsiaalmeedias, et mis oleksid sellised olulised nüansid sinu võib-olla töökogemuse, hariduse osas, mida meie saatekülalised võiksid teada. Vabandust, saatevaatajad. Jaa, kohe mõtlen, kust pihta hakata. Ma arvan, et neid nüansse on tõesti erinevaid ja väga mitmetest erialadest, et tegelikult minu haridustee kunagi sai alguse noorsootööst, et õppisin pisipedas ja siis paralleelselt hakkasin tööle Kopli noortekeskuses, kus minu sihtgrupiks oli sarnane sihtgrupp nagu filmis Frank, et keerulise sotsiaalse taustaga noored. Ja see pani mind alati küsima ja mõtisklema selle üle, et igal käitumisel, teol on tavaliselt mingi põhjus, et siis mina olen ka alati proovinud oma asju planeerides, mõtestades või inimestega koostööd tehes tulla selle põhjuse juurde tagasi. Ja edasi ma õppisin tegelikult personalijuhtimist ja arendust TTÜs, paralleelselt kogu aeg töötasin nii avalikus kui kolmandas sektoris ja siis hiljem jõudsin coachingu teemani, et kus täiendasin siis ennast välismaal, Hollandis, ühes rahvusvahelises koolituskeskuses, kus siis sain sellest aru, et enne kui sa oled koolitaja või õpetaja, siis tegelikult hästi kasulik on enne õppida, mis asi on coaching, et tihtipeale see küsimuste küsimise oskus tuleb just abiks. Ja seda kindlasti ka, ma arvan, turunduse mõttes, et inimesed on kohe mõttega rohkem kaasas, kui sa neid kaasad. Ja siis tegelikult see kogukonna teema, mis ma täna siin olen, eks ole, et selleni ma jõudsin siis veidi hiljem, et mul tõesti ongi 5 haridust, et siis 4. haridus oli looduskiidindus, mida siis õppisin Saaremaal, selline eksootiline kogemus käia saarel koolis ja hiljem siis võtsin veel linnukiidindust juurde. No väga põnev, aga räägi siis natuke lähemalt, et mis täpselt on see kogukond või see näide, et millel me täna siis pikemalt peatume, et millise kogukonna sa oled üles ehitanud ja millal siis see idee ja kuidas üldse alguse sai? See on siis nüüdseks umbes 8 aastat vana kogukond ja tegu on siis sellise matkajate kogukonnaga, et selle grupi nimi on Close Hikers ja sündis ta hoopis kuidagi pooljuhuslikku teed pidi, et ise matkasin Oandu-Ikla rännuteed
Eestis, mis on 318 kilomeetrit pikk, kõigile tehtav, ja tegin seda jupiti. Kuna lähedased sõbrad, kolleegid tundsid huvi, kus kõnnin, mis teen ja mul ei olnud soovi kõigile eraldi kirjutada, siis ma hakkasin sinna üles laadima pilte ja kirjutasin sellist väikest blogivormis postitusi ja kutsusin inimesi kaasa, et kuna me käisime tol hetkel nädalavahetustel, siis tulidki mitmed inimesed mingit teatud juppi kaasa tegema. Ja hiljem siis hakkas see asi nagu kasvama, mis on nüüd siis kuidagi välja jõudnud selleni, et praegu on seal 1600 liiget ja ka mõte võib-olla on läinud natukene laiemaks ja sügavamaks, et palju inimesi jõuab meiega matkama ka esimest korda, mida ma väga tervitan, sest üks nendest väärtustest meil on siis see meeles pidada, et kuskilt saab kõik ikkagi pihta. Et me ei ole kunagi lõpuni valmis ja mina tugevalt usun seda, et me õpime läbi kogemuse kõige kiiremini. Ehk siis julgelt kutsun kaasa inimesi, kes tulevad täitsa esimest korda, näiteks mitmepäevasele matkale või siis, kui soovivad alustada midagi lihtsamalt, tulla ka ühepäevasele matkale. Ja rõhutan ka seda, et tegelikult ei matka mitte varustus, vaid matkab inimene. Ehk ei ole vaja kohe neid kõige kallemaid rõivaid ja kotte ja jalatseid minna otsima võib-olla matkaspordist või kuskilt, et võib tulla ka täitsa lihtsates riietes esimene kord ja õppida tundma, et mis mulle sobib, kui palju ma üldse tahan sellega tegeleda ja alles siis võib-olla täiendada enda varustust. See su jutus on juba kõlanud, aga võib-olla et ütleks kuulajale üle ka, et meie siin majanduskoolis õpetame, et kui keegi alustab ettevõtet, üldse, et alustad uue ettevõtte turundamisega, et siis hästi oluline on paika panna väärtused ja selline missioon, visioon, et kas sa seda omal ajal tegid või isegi, et kui ei teinud, et mis sa praegu ütleksid, et mis on siis sellise Close Hikers kogukonna väärtused, põhiväärtused ja kas sul on mingisugune selline missioon või visioon selle puhul? Ja pigem ongi see vast ajaga nagu tekkinud, et kindlasti väärtusteks on uudishimu. Siis ma arvan, et meie kindlasti tunnustame seda, et ole sina ise, et sa ei pea ilmtingimata tulema ja proovima keegi teine olla, et sinna sobituda, et kõik on tõesti oodatud. Ja meie väärtus kahtlemata on ka huumor, et ma ise nagu usun, et läbi sellise positiivse ja nagu rõõmsama mineku on võimalik nagu paljudest väljakutsetest välja tulla. Et kas või siin talimatkalt meil see näide, et kus üks matkaline astus kohe esimestel tundidel sohu, jalad said märjaks ja siis me vestlesime omavahel ja tegelikult jõudsime selle teadmiseni, et kui jalad on märjad, siis ei tähenda seda, et seda vett peaks hinge laskma, et las ta olla seal oma korrusel edasi, et küll ta ära kuivab ja läheme edasi. Ja tegelikult väga kenasti kõik kulges, et ei tekkinud mitte mingit probleemi sellest. Ja kindlasti üks asi, mis meile nagu väga oluline on ka, on koosloome, ehk mitte siis see, et mina üksinda kõike korraldan, et tuled matkale ja seal on kõik justkui valmis pandud, et vastupidi, pigem see, et igal inimesel on mingi tugevus ja ta saab siis sellega panustada, et kellele meeldib rohkem toitu teha, kes on parem võib-olla lõkke valmistamises, kellele meeldib trajektoori paika panna või eelarvet arvutada, et kõigil on oma koht, et niisuguse kergustundega tahaks nagu neid asju võtta seal grupis. No sa tõid välja, et väärtused on aja jooksul kujunenud ja uudishimu, huumor ja mis see kolmas oli? Uudishimu, huumor ja siis võib-olla niisuguse... Et ole sina ise. Jah, ole sina ise, et kõik on oodatud tegelikult. Et kui palju, no jällegi, et me koolis õpetame seda, et miks need on olulised, et turunduse kontekstis on näiteks turundusinimesel hästi oluline teada ettevõtte põhiväärtusi, sest et ta saab nendest lähtuda
turundustegevustes, noh näiteks siis sotsiaalmeedias sisu luues, et siis ta ei saa kuidagi ka mööda panna, noh nii tema tekstiline väljendus kui ka siis see foto või video, et need vastaksid siis nendele väärtustele, et kui palju sa ise teadlikult siis sellest lähtud, et noh näiteks mõnda story't või postitust tehes, et mõtled läbi, et kas see nüüd näiteks sellele 3 väärtusele kuidagimoodi vastab. Väga huvitav küsimus. Ma arvan, et igapäevaselt võib-olla teadlikult niimoodi ei ole mõelnud, aga kui ma nüüd hakkan, näiteks mõtlen täna hommikul, ma just kajastasin meil ühte eilset retke Tündre järve äärde, kus siis supi lauatasime järve peal ja kokku tuli ka ligi 10 inimest, et kui ma mõtlen, mida ma sinna kirjutasin, siis tegelikult need on küll kooskõlas sellega, et nagu anda edasi seda esiteks seda kergustunnet, et see oligi lõbus päev koos looduses, eks ole, et seal oli uusi inimesi, et tunnustades neid, et kuidas nemad panustasid seal ja üles kutsudes ka, et kes soovib järgmistele matkadele tulla. Ma ise ka, ma olen jälginud Close Hikers tegemisi, et siis kui ma sind kuulasin, siis mulle tundus küll, et täiesti nagu kaelapea pihta, et selles mõttes, et üks 3 nendel nii-öelda sellel sisul on. Aga räägime nendest kanalitest ka, et kas ma saan õigesti aru, et on Facebooki grupp, aga on mingid kanalid veel juures? Jaa, selle Facebooki grupiga ongi, et võib-olla, et noh, et kui keegi teadlikult hakkab planeerima, siis võib-olla ma ei tea, kas see oleks esimene asi, mida ma soovitaks kingise grupina teha, et kuna mina tol ajal teisel eesmärgil esialgu lõin, siis secret grupi ei saa enam avalikuks teha. Ehk ma olen endalt küsinud, et kas parem oleks olnud page näiteks, eks ole. Aga kuna see grupp elab nii toredasti, et inimesed tõesti elavad kaasa, kirjutavad kommentaare, tulevad üritustele, et ei ole kordagi seda küsimust olnud, et ma läheks üksi käed taskus metsa ja mõtleks, et kus kõik käid on ja et mul oli nii äge idee või kellelgi teisel. Et siis ma ei ole mingisugust lisa nagu lehte teinud, kuna ta töötab hetkel. Aga lisaks sellele siis olen kajastanud tegevusi enda isiklikus Instagramis, pluss siis Close Hikersil on oma väike Instagrami leht, mille juures lisaks siis olen algatanud, see on nüüd siis paar aastat vana selline aktsioon, kus ma teen linnuminuti postitusi, ehk siis kõik, mis seondub lindudega, siuksed kerged väiksed hariduslikud postitused siis sel teemal ka, et kuna mingi hetk ma ise ka sain aru, et meil on siin vaid üks inimene, aga ainuüksi Eestis 402 erinevat liiki linde ja need linnupostitused on nagu väga palju siis nagu saanud kuidagi tähelepanu ja inimesed ootavad neid, et siis seda olen ka jaganud seal all. Aga sa ütlesid, et 1600 jälgijat on Facebooki grupis või siis liiget, aga palju siis praegu on Instagramis? Instagramis ta on midagi 1000-ga, üle 1000, aga täpselt numbrit ma hetkel ei tea. Ja noh, ega lõppude lõpuks alati ei olegi see number nii oluline, kui on see, et oleksid need liikmed siis aktiivsed. Ja jällegi põrgatades, et minu see linnuminut, see on kuidagi nagu nii äge idee, et kus sul see idee tekkis? Ma ei tea, mul tulevad kuidagi puusa pealt lihtsalt tuleb mingi idee ja siis ma kohe hakkan katsetama, et ma olen pigem see, kes läbi kogemuse vaatab, kas see töötab või ei tööta ja see kuidagi on iseeneslikult siis tööle läinud. Ma arvan, et ta nagu paralleelselt võib-olla hakkas veel rohkem elama sel ajal, kui ma Haapsalu Kutsehariduskeskuses seda täiendkoolitust linnukiidinduse teemal võtsin, et siis ma kuidagi ise ka hakkasin järjest enam märkama seda teemat ja kuidagi tuli see hästi loomulikult. Et ei ole niimoodi, et et ma kuidagi mõtleks, et 2 korda nädalas ma teen selle linnuminuti, vaid pigem on see, et ma märkan hetke ja kohe kajastan. Ja see minut seal juures, et see oli lihtsalt sinu idee, et sa ei olnud kuskil näinud, et keegi teeb mingit, ma ei tea, sarnast mingit minutit. Ma olen pigem võib-olla enda jaoks selle mingi hetk nagu ära taibanud, et inimestele meeldib järjepidevus. Et kui sul on mingi asi, mida sa võtad ühe asja ja lähed sellega
kas sügavale või teed seda regulaarselt, siis varem või hiljem tegelikult inimesed nagu haagivad sellele sappa. Et ma arvan, et selle matkagrupi võlu on ka selles, et see on lihtsalt nii järjepidev, kogu aeg midagi toimub, et inimesed on kogu aeg oodata midagi, et nad saavad kaasa mõelda, et ma seekord ei saa tulla, aga äkki ma 2 kuu pärast tulen sinna, eks ole. Või et samamoodi, et see linnuminut, et ta kuidagi, ma arvan, et ta lihtsalt jääb kuidagi alateadvuslikult inimesele ka juurde, et kui ta ise näeb lindu, siis ta tuleb ka ja küsib mult, et kuule, et mul oli täna rõdu peal selline tegelane, et kas sa tead, kes ta on? Või et meil maja kõrval kukkus pesast välja linnupoeg, mida ma peaksin tegema, on ju. Et inimesed pöörduvad ka tihti poole. Et see tegelikult on siis suhteliselt geniaalne viis, et sina jääksid nii-öelda siis selle linnugiidina inimestele meelde, et sul on seal kanalis linnuminut. Aga kui palju on seda, et sulle juba saadetakse näiteks mingisuguseid postitusi või pilte, et kuule Liis, et näed, sulle siin järgnev linnuminutite materjal? Jaa, seda ikka juhtub, et ja vahel on nii, et mingisugune populaarne postitus, vahel lausa 10 inimest saadab seda sama postitust ja siis ma ikka tänan sellepärast, et nende nagu, neile on see millegi pärast jäänud ju täpselt minuga meelde, eks ole, et või nad on tahtnud algatada vestlust sel teemal, et miks see nii on seal videos või meemis või postituses, et siis ise ma arvan, et see on hästi kihvt. Ja tihtipeale ikkagi ma taban ka selle ära, et nagu sa enne ütlesid, et number ei näita, palju sul jälgijaid on. Sellest ma olen mitmel korral saanud aru, näiteks keegi, kui ta näeb sind silmast silma, ta ei ole sul kunagi mitte ühelegi ürituse tulnud, ta ei ole mitte ühtegi postitust laikinud, ta ei ole sulle kommentaare kirjutanud ja ta ütleb, et hakkab samamoodi rääkima näiteks linnust, eks ole. Või eelmine suve algus sõitsin rattaga seda Wild Atlantic Way'd Iirimaal siis lõunast põhja mööda Lääne-Kallast peaaegu 6 aega ja siis mingid inimesed hiljem, kui ma tulin tagasi, ütlesid, et ma iga hommik läksin ja vaatasin su story'st, et kuhu maani sa nüüd oled jõudnud, et võtsin oma tassi kohvi ja ootasin, et nii põnev, et mis nüüd juhtunud on, eks ole. Et tihtipeale neid vaikseid kaaselajaid on ka palju rohkem, kui me võime nagu arvata, et kui see sisu on nende jaoks kuidagi väärtuslik. Aga mis sa ise arvad, et miks nad vaikselt kaasa elavad? Et miks nad siis ei taha kommenteerida või laikida või midagi, kuidagi aktiivsem olla? See on väga hea küsimus. Tahaks ise ka vastust selle. Ma ei tea, jaa. Võib-olla nad tunnevad, et nad on veel selles järgus, et nad pigem esialgu jälgivad. Et mõni inimene tõesti on tulnud nagu öelnud, et ma nüüd tahaksin tulla matkale, et ma olen seal grupis tegelikult 3-4 aastat olnud, aga nüüd ma mõtlesin, et ma olen valmis. Ja see on ka täiesti okei. Et tihtipeale jah, võib-olla see vaikus ei tähenda, et ei ole huvi. See on hästi huvitav jällegi, et paralleelselt ma mõtlen niimoodi nagu turundusteooriate kontekstis näiteks, et siis öeldakse, et inimesed jaotatakse ju ära selle järgi, et on need early adapters, siis on need, kes tulevad järgi ja siis need on, siis on see keskmine osa on ju, ja siis on need viimased. Ja inimese puhul käib see näiteks uue tootega suhteliselt sarnaselt. Et miks turunduses ka on see järjepidevus hästi oluline, et sa peadki järjepidevalt meelde tuletama ja siis sinu näite puhul 3-4 aastat, et on see, et ta on selles infovoos, ta saab neid postitusi ja loomulikult seal on muud asjad ka, et see aeg peab sobima ja nii edasi on ju, aga et siis ta lõpuks on siis nii-öelda see klient valmis. Et võib-olla lihtsalt motiveerib kõiki turundusinimesi, et isegi see, et sa teed mingeid tegevusi, et kui sa kohe ei märka seda tulemust, et see ei tähenda, et seda tulemust siis justkui varsti ei tule. Seda ka räägitakse palju ettevõtluskoolitustele, et võib-olla kliendi teadvusesse see, et ta vajab sinu teenust või toodet jõuab 2 aasta pärast ja siis, kui ta küsib, siis sina oled juba, et ma panin asjad kokku, pillid kokku, et keegi ei tahtnud, eks ole. Aga ta alles harjub sellega, et sa oled turul ja näeb sinu kvaliteeti või seda väärtust, mida sa lood, on ju. Et mul oli sarnane kogemus, kas
ettevõttega endal, et algul oli tunne nagu kirjutaks neid postitusi kuhugi mutiauku, et no mitte midagi ei tule vastu, eks ole, üks must auk on ju, et vaikus. Ja läks mööda 8 kuud, olin siis tol ajal tegutsenud ja üks väga kauge tuttav ikkagi tuttav kirjutas, et ma olen jälginud sinu postitusi, mulle meeldib, mida sa teed ja me tahaks oma meeskonnale koolitust. Ja sellest on praegu saab öelda, et seesama organisatsioon on mul, ma arvan, ta oli mingi, ta ongi üle 4 aasta nagu olnud erinevate nurkadega siiski nagu seotud, et ma olen neile pakkunud nii individuaalset nõustamist kui meeskonnakoolitust, grupi coaching ut ja viinud neid ka koolitusmatkale loodusesse, et tegelikult tuli üks lojaalne klient, eks ole, millest kasvas nii palju välja, et vahel ongi see, et see ei juhtu kohe, et sa saad selle nagu kliendi, aga see võib juhtuda hiljem, on ju. Aga kui sa vaatad siis tagasi oma võib-olla siis sotsiaalmeedia tegevustele, et oskad sa välja tuua mõned sellised, ma ei tea, postitused või konkreetne sisu, mis siis nagu kõige paremini mingeid eesmärke täidab, et jah, mingeid soovitusi anda? Wow. No ma arvan, tänapäeval ikkagi väga töötab video, et eriti mingites Instagrami stoorides, et inimesed näevad seda liikuvat pilti, et seal on mingi aktsioon, inimesed toimetavad, neil on lõbus, jääb meelde, kui see on midagi teistsugust või naljakat, et ja vahel need ei pea nagu ilmtingimata olema mingid tohutu suured asjad, eks ole, et pigem midagi, mis visuaalselt jääb kohe silma ja tõmbab su tähelepanu selle peale, eks ole. Näiteks mis? Näiteks mis, praegu üleval olevad story'd, eks ole, et eile sinna metsa järve äärde minek, et kõik on valmis selleks, et nüüd need esimesed nädalad, kui meil on sääsed, on ju. Kõik tunnevad seda, et tegelikult nii väike asi on ju, et see sääsk on ikka nii väike ja mõtle, milline mõju, kõigil tekib reaktsioon, emotsionaalne tõrge, nagu tõesti mõned vastupannud, ma ei tahagi minna sinna loodusesse, seal on sääsed. Ja siis ma postitasin pildid, kus ma olin siis, mul oli selline maanipikk, ma ei teagi, ürp on ju seljas ja siis mul oli see kalamehe müts, kus oli see lai võrk oli peal ja juures oli siis, et ma olen valmis umbes, et tulge nüüd, eks ole. Ja siis järgmine siis samm sealt edasi oli see, et järgmisel pildil ma pidin tõdema, et kuna oli puhanguline tuul, siis tegelikult see pühkis kõik sääsed ära ja et me saime nautida pühapäeva. Ja inimestel tekib kohe see connection, et ma tean, mis see mure on, kõik teavad, kes see sääsk on, kui ebameeldiv see on. Et ja siis see teine pool, et sa ehitad selle positiivse kogemuse peale, et tegelikult alati ei ole nii, nagu me kardame, eks ole, et vahel hirm on suurem kui reaalsus. Aga kas näiteks selle sama näite puhul, see lihtsalt oligi see olukord, kõik need asjad ju, või et mis sa kajastad, et see ei ole niisugune nii-öelda nagu lavastamine, vaid lihtsalt see, et juhtuvad tegevuse käigus, et kas sa kuidagi strateegiliselt ka mõtled neid asju läbi või alles pärast niimoodi vaatad, et need asjad lähevad kuidagi hästi kokku? Ma ei tea, mul on tunne, et ma olen selline asjade märkaja. Ma kuidagi võtan kohe nagu haaran mingist infost kinni. Et et kui ma näen, et eelmine neljapäev tegime koolitusmatka ühele organisatsioonile Valgejärve õpperajal ja kui ma näen, et seal on, eks ole, orav, kellel on kaelas poeg ja ta kasutab teda nagu sallina ja ronib pesast üles, siis ma automaatselt saan aru, et see on huvitav, inimesed ei ole seda näinud ja kes on, siis see tundub tegelikult harukordne. Et seal on muidugi oma loogika taga, et orav tavaliselt vahetab pesa siis, kui tal on kas liiga palju mingeid putukaid tekib tema pesasse või mingi röövlind on leidnud selle pesa üles on ja kõik see on juba omaette lugu, aga juba see visuaalselt on põnev, et inimesed tegelikult on uudishimulikud oma olemuses ja tahavad teada uusi asju, et mina nagu mängin selle peale et mis on mulle põnev, ma kuidagi arvan, et äkki on veel kellelegi.
kaks, mis ma siit välja noppisin, et kaks sellist head mõttetera, et mida kõik, vahet ei ole, et mis siis on see sinu kogukond või üldse sinu teema sotsiaalmeedias, aga on siis tee universaalne personaalseks, mida sa tegid siis selle sääse teemaga, on ju, ja teine siis ongi siis see mingi harukortsus või erakordsus, et midagi sellist või unikaalsus siis teise sõnaga, et mida inimesed tihtipeale ei ole näinud ja loomulikult loomad üleüldse on niisugune, see nunnumeeter tuleb veel sinna juurde, et vahet isegi ei ole, et kas nad on pojad, aga seal selles visuaalis, mis sa just kirjeldasid, oli ju veel poeg ka, mis nagunii kõik turundajad teavad, et see töötab väga hästi. Aga lähme natukene võib-olla, kuna niisugune coachingu teema ja sellised asjad ka, et siis ma kujutan ette, et sa inimloomust tunned päris hästi ja võib-olla matkadel ka just näed inimesi sellistes keerulisemates olukordades, et mis sa ise ütleksid siin, et just kogukonna kasvatamise mõttes, et sellised psühholoogilised võib-olla takistused, mis inimestel võivad olla, mida sa siis teadlikult oma tegevusega püüad kuidagi leevendada, et nad kuidagi oleksid osa sellest kogukonnast. Jaa. No mina usungi, et ikkagi seda, et seda hirmu maha saada, on see, et mis eeskuju sa ise annad ja selgus informatsioonis. Et anda siis selget informatsiooni ka, et mis sind võib-olla nagu keskkonna mõttes ees ootab. Et see on inimestel on see tegelikult ikkagi hästi erinev, et mõned pakivadki hirme näiteks kaasa, eks ole, et kott ongi lihtsalt ebamõistlikult palju asju on kaasas, et tegelikult läheme võib-olla ainult 1 päevaks metsa, on ju, et siis, et kuidas seda hirmu siis vähemaks saada ja tõesti mõni inimene, meil on ka siin, oli üks tore matkaja Grete, kes tuli niimoodi, eks ole, et õhtul küsis, et küsisin, et mis sa homme teed, ütles, no midagi, ma ütlesin, et pakki asjad, kell 7 läheme 2-päevasele talimatkale ja ta tuli kilekotis, oli magamiskott, eks ole, ja lihtsalt kõik hakkas voolama ja tegelikult oli väga lõbus matk, ta oli esmakordselt 2-päevasel matkal ja nüüd ta käib iseseisvalt, eks ole, ja on sellest täiesti harjumus saanud. Aga selleks peabki see esimene kogemus olema turvalises keskkonnas, et sa tunned, et sa oled hoitud, et isegi kui sul võib-olla need asjad ei ole kontrolli all justkui, siis sa näed, et need inimesed, nendega on turvaline. Et mina ise ka nagu ikkagi räägin ette, et minu jaoks näiteks turvalisus on oluline, et ma olen vabatahtlikus reservpäästerühmas ka tegutsev, et suveperioodil käin seal Aegna saarel valves, kus me siis valvame tule- ja veeohutust ja pakume esmaabi vajadusel. Et mitte mingit kohalikku kiirabi seal ei ole, et meie peame ikkagi pakkuma esmaabi seni, kuni PPA paat tuleb siis sadamasse kannatunule vastu. Ja see on pannud mind ka nagu keskkonda hindama selles mõttes ikkagi, et ma mõtlen, et esmaabi asjad on kaasas, ma küsin, kas inimestel on mingisuguseid tervisehädasid, eks ole, või on seal midagi, millega ma peaksin enne kursis olema ja tegelikult ka grupi dünaamiliselt siis proovin nagu märgata, et kuidas inimesed iseseisvalt tegutsevad, et mõni inimene ju kohe ei räägi muredest, mõni ainult muredest räägibki, et need asjad hakkavad silma, et kui inimestega igapäevaselt tööd teha. Aga kuidas on see, et nüüd me oleme juba rääkinud sellest, et mis on seal sotsiaalmeedias ja siis on ikkagi need päris kohtumised, et mis sa siin ütleksid just selle kogukonna kasvatamise osas, et kui olulised on need päris kohtumised ja kuidas siis see sotsiaalmeedia ja need päris kohtumised kuidagi kokku viia? Need on väga olulised, ma arvan, et kohe, kui inimesel on kas või üks see päris kogemus, siis ta on nagu pardal ka edaspidi. Ta jälgib kogu aeg, mis seal grupis toimub, sest ta on käinud, ta teab, kui äge see on. Et siis ta tavaliselt tuleb ka tagasi. Ja veel eriti äge on see, et mõni inimene siis ongi nagu tee ikkagi leidnud selleni, et see matkamine ja tervislik liikumine vabas õhus on saanud tema harjumuseks, et on seda ka teistpidi juhtunud, et näiteks
tegin koolitusmatka Starshipile ja seal oli sihuke, ma arvan, 12 inimest grupp ja pärast üks sellest meeskonnast, hästi äge grupp, meeskonnast üks inimene tuli jälgima seda Close Hikers gruppi ja tuli meiega iseseisvalt matkale, nii et ta ostis täisvarustuse ja nagu tegelikult tegi väga suured sammud, et ta hakkaks seda edaspidi ka tegema, eks ole. Ja on ka siis edaspidi ühinenud meiega, et on nagu teistpidi ka olnud, et on justkui olnud ettevõtte alt B2B müük, eks ole, ja siis sellest on tulnud hoopis mingi eraisik, kes tuleb mu gruppi ja ta jääb jälgijaks. Et see on kuidagi nagu sümbioosis natukene. Ja loomulikult materjal ju ka, et seda materjali, mida seal sotsiaalmeedias näidata, et seda ikkagi kõige paremini sa saad päris matkadelt. Jaa, et ta ikkagi on, üks asi on see, et sa teed võib-olla hommikul mingit iseenda linnu jalutuskäiku ja teed postituse, aga see, mis inimestele kõige rohkem huvi pakub, on ikka see, et sa lähed kuhugi, et on ka mingid kohad, mis nad näiteks märkavad sealt grupist esimest korda, lähevad iseseisvalt. Et minu jaoks on see ka nagu juba suur asi, sellepärast see tõi kellegi jälle õue välja loodusele lähemale. Et sa enne küsisid ka selle nagu missiooni kohta, siis tegelikult mida ma ise olen siis tähele ka pannud ja siit-sealt on see ka teemadena võib-olla läbi käinud, et 100 aastat tagasi kõik õppimine toimuski õues. Et see, et me tulime 4 seina vahele ja hakkasime siin teadlikult õppima, see on nagu uus nähtus ja et lapsi me justkui kutsume välja, et liikuv nädal ja õues õppe nädal ja liikumisvahetunnid, erinevate huvitegevuste kaudu, et teeme ikka rohkem õues ja nii, aga tegelikult meie oleme ju täiskasvanutena need eeskujud ja tegelikult minu see missioon ongi võib-olla need täiskasvanud ka rohkem õue tuua siis. Mis see õu siis meile annab? Mis ta annab või? No tegelikult kõik uuringud ka kinnitavad seda, et annab seda keskendumisvõimet. Tihtipeale, kui meil tekivad mingisugused väljakutsed või probleemid, näiteks ka töömeeskonnas, siis seal samas kohas, kus see probleem tekkis, on seda probleemi võib-olla keeruline lahendada. Et ta aitab nagu teise perspektiivi läbi asju näha ja millega mina nagu palju nende meeskondadega tööd teen, on ikkagi koostöö ja usaldus. Et kas siis usalduse loomine, kui on noor meeskond, või siis kui on mingid väga keerulised muutused käsil olnud, siis ka usalduse taastamine. Et need probleemid tõesti võivad olla alates struktuuri muutusest kuni kõrge tööjõuvoolavuse, motivatsioonikriisina või on mingite uute protsesside loomine või juurutamine, et teemasid on erinevaid. Aga on sul siis enda selle teekonna jooksul, kui me näiteks räägime Close Hikersist, et olnud ka mingisuguseid keerulisemaid hetki, mingisuguseid väljakutsed ja siin ma just mõtlengi võib-olla turunduse mõttes rohkem, et Keerulisi hetki, jah. Ma arvan, et see on selle ajalise panusega võib-olla seotud, et kuna ta on selline pool hobi vormis, et Close Hikersis ma ei küsi osalustasu inimestelt, siis on tihtipeale seotud sellega, et kus eluetapis sa ise oled, et praegu ta on nagu taaselavnenud jälle see grupp, et kuna ma teen tööd iseendale, et ei ole hetkel kuskil mujal palgatööl, siis mul on aega palju panustada ja kuna ma liikusin ise ka võib-olla sinna tagasi juurte juurde oma kodulinna Viljandisse, siis kuidagi inimesed, et palju tegevust toimub tegelikult ka kuskil Kesk-Eestis või Lõuna-Eestis, siis tegelikult Harjumaalt inimesed ka hea meelega tulevad sinna lõunasse, et kuidagi aktiivsemaks on praegu läinud. Aga jah, kui ma mõtlen, missuguseid väljakutseid. No kas on olnud ka mõni matk, mis on nagu täiesti ebaõnnestunud? Või ei tulegi kedagi kohale näiteks? Pigem on nagu seda olnud, et kohale tulevad, aga eks see ilm on ju, et mõne inimese jaoks on see väljakutse, et vahel
üks osaleja tegi nalja, et noh, et viimasel ajal on nii, et igal matkalt, kus ma tulen märjana tagasi, eks ole. et ja vaadates ka seda, kus ma viimastel aastal neid välismatku olen teinud, siis noh, Iirimaal sadas terve aja, Šotimaal tegime seda West Highland Trailsi kõndisime 8 päeva, noh, telgi ülesse panemine oli alati 2 vihma vahel, ütleme, on ju, et siis võib-olla vihm inimesi hirmutab, aga kui on õige varustus, siis jällegi nagu on vastupidine kogemus, et tihtipeale see vihm tundub toas palju hirmsam kui õues, et kui lähete õue, eks ole, siis ei tundugi nii hirmus. et asjad kuivavad ära ja elu läheb edasi, et jah, aga ka koolitusmatkade osas, et need kogemused on erinevad, et noh, näiteks Päästeameti kriisiosakond vihma sadas terve päev meil koolitusmatkal ja meiega oli kaasas 8. kuud rase naine, kes oli viimast tööpäeva üldse tööl ja ta ei olnud nõus mitte tulema, ta nii tahtis tulla. Ja tõesti see meeskonna vaim ise oli nii tugev juba, et seal ei tekkinud seda küsimustki, et keegi oleks suhkrust, on ju. Et kõik nautisid ja oli superäge päev. Ja samas olen olnud ka sellises kohas, kus on organisatsioon, kus töötajad ise on kõik pardal ja kõik on äge, sest ettevalmistus info ongi, et riietuge on ju ikkagi ilmakohaselt, tule vihmakindlalt vajadusel ja on olnud kogemus, kus juhtival positsioonil inimene ise nagu võib-olla on niisuguses tõrksas meeleolus, sa näed tegelikult, et asi on selles, et tal on külm, sa ei saa koha peal, sul ei ole talle enda riideid selga anda või midagi, on ju, ja ta on sellega võib-olla ka nagu kehv eeskuju oma meeskonnale, sest need inimesed, kes algul on pardal, neil võivad vaadata, eks ole, et minu juht on ju kahtleb selles ja ei taha kaasa teha ja on ju kuidagi arvab, et äkki teeme lühemalt selle päeva, eks ole, et siis see ei ole nagu asi, mida alati koha peal muuta saab, et saab ise nagu jääda koolitajana rahulikuks ja keskenduda neile inimestele, kes pardal on, aga neid väljakutseid ka tuleb. Aga järjepidevusest me juba siin natukene rääkisime, aga mis ütleksid nende just nagu sisu loomise järjepidevuse osas, et sotsiaalmeediasse, et ma tean, et sotsiaalmeedia algoritmid on ju kuidagimoodi niimoodi üles ehitatud, et mida järjepidevam sa oled, et seda vist rohkem ka inimesed näevad, et kui palju sa sellele rõhku paned ja mis on see võib-olla see sinu selline valem, et kui tihti sa siis näiteks seal grupis postitad, kui tihti, ma ei tea, Instagrami stoorides või sisus? No Instagramis ma postitan üsna regulaarselt, põhimõtteliselt igapäevaselt ja sinna Close Hikers kinnisesse gruppi siis ma pigem kirjutan nagu pikemaid võib-olla selliseid sisupostitusi või siis, kui on mingi väga äge sündmus, siis jagan seda ja ütlen paar sõna juurde, et miks. Aga ka näiteks, et kui siin ise olin ära 3 nädalat, käisin jalutamas vahepeal Hispaanias, siis ma julgustasin neid grupiliikmeid, et tootke ise sisu ja hoidke gruppi elavana, et julgelt tehke ise matkasid ja tõesti toimusidki matkad ka ilma minuta, et ma arvan, et see on nagu selline kõige toredam pool, et see ei sõltu enam ainult minust, vaid et inimestel, kes on enne olnud ainult osaleja rollis, võtavad kätte, kutsuvad inimesed kokku ja lähevad ise metsa. See vähemalt minu enda kogemusel ongi see kõige keerulisem, et kui sul on mingi Facebooki grupp, et kuidas saada nii, et et kui sina oled selle asutaja, et sina ainult ei pea seda sisu sinna looma, et inimestele ikkagi kuidagi rohkem meeldib olla see passiivne jälgija, mitte siis kuidagi aktiivne kasutaja. Et ma saan aru, et sinul see õnnestus, aga mida sa täpsemalt tegid, võib-olla mingid nipid selles osas, et ma arvan, et tekkisidki nagu ikkagi nagu sellised lojaalsed käijad, kes nagu käivad regulaarselt kohal, et nad ongi käinud, ma arvan, nüüd viimane aasta peaaegu igal matkal kaasas,
et igal ühel oma tugevused, kes on väga hea nagu fotograafias, kes on väga hea pannkoogi tegemises näiteks, eks ole, et sa tead, et ta teeb, alati on tunne, nagu oleks pühapäev et siis kuidagi neil endal tekib see tunne, et neile on see nii oluline, et nad ei taha 3 nädalat mitte kuhugile minna või üksi minna, vaid et nad teavad, et tegelikult sealt tuleks veel inimesi kaasa, kes on käinud, et tekib niisugune oma põhikamp, tuumik, kuhu on samas kõik julgelt kaasa oodatud, et ma arvan, et see on jah, võib-olla et nende vajadusega seotud. Aga kui palju sa vaatad seda statistikat, et kui palju sa jälgid siis neid, Instagramis sa ju näed, et kui palju üldse on nähtud sinu seda sisu ja mingisugused muud parameetrid ka, et kas see üldse läheb sulle kuidagi korda, jälgid sa seda, teed sa sellest tulenevalt oma võib-olla sisus mingisuguseid muudatusi, uuendusi? Neid numbreid ma väga ei ole jälginud. No seda ma olen tähele pannud, et Reels'e nagu vaadatakse rohkem. Et kui endale võiks midagi öelda, et siis tee rohkem Reels'e. Et mul on tunne, et neid nagu tõesti klõpsatakse uuesti, vaadatakse uuesti ja eriti kui keegi on ise seal kaasas või sees, et kui sa paned ta collaboratorina juurde, et siis ta läheb veel rohkem levima nende inimeste hulka, kes ei ole ainult sinu hõim, vaid et siis juba kellegi teise hõim saab ka sellest osa, on ju. Et toob uusi jälgijaid. See on võib-olla niisugune üks asi, mida ma olen tähele pannud. Ja teine põhimõte, millest ma nagu lähtun üldse oma elus, on see, et kui keegi tuleb ja küsib sinult midagi, ta küsib nõu, ta küsib abi, ta küsib infot, siis kui mul ei ole väga head põhjust mitte vastamiseks, siis ma alati võtan selle vastu ja proovin aidata seda inimest, sest tal on see hetk vajadus. Ja kui sa selle hetke nagu maha magad, on ju, siis temal tekib kogemus, et see inimene ei anna mulle infot. Ja see ei ole vahet, et kas see on kuidagi ChatGPT-ga vastatav küsimus või see on suunavida küsimus, et kuhu ma võiksin minna matkama või see on varustuse küsimus või see on meeskonnagrupi dünaamika küsimus, et mida teha näiteks, kui on selline olukord, et ma alati püüan, kui ma oskan ise vastata, kui ma ei oska, siis suunata mingi teise inimese juurde, et nagu anda sellele inimesele ikkagi kogemus, et ta saab siit vastuse, sest millegipärast on minu poole pöördunud. Ja see võib ju siis ongi nii-öelda tulevikus, et igal juhul see tänutunne, et võib ju siis hiljem kuidagi moodi olla kasulik. Sa oled Close Hikersi gruppi päris mitu aastat eest vedanud, ja sa oled siin ütelnud ka, et teinekord ei ole lihtne seda aega alati leida kõige muu kõrvalt. Mis sind inspireerib seda järjepidevalt ikkagi tegema? Ma arvan, et mul on endal vajadus sellesse kogukonda kuuluda, mille ma olen loonud, sest vahel ma tulen nagu selle baasteadmise juurde tagasi, et mida üks sotsioloog David Clark on öelnud, et kogukonnast saab rääkida siis, kui on 3 asja olemas, et 3 S-i, solidarity, security ja significance, ehk siis põhimõtteliselt kuuluvustunne, et ma olen osa millestki, mind oodatakse minu endana, et ma saan päriselt mina ise olla seal teiste keskel, turvatunne, et on nii vaimselt kui füüsiliselt turvaline nende inimestega koos aega veeta ja ma olen oodatud, mind märgatakse. Ja significance ehk siis tähenduslikkus põhimõtteliselt, et minu panusel ja tegevusel on ka tähendus. Et see on oluline, mida ma teen. Ja ma ise tunnen neid tundeid ja ma loodan, et ma saan luua teistele inimestele ka seda tunnet, et nad kuuluvad kuhugi ägedasse gruppi ja nad on oodatud. Ka ilusad mõtted. Ja võib-olla lõpetuseks küsikski nii, et mis sulle looduse ja inimeste ühendamise osas kõige rohkem meeldib? Kas üldse saab neid koos küsida või ma peaksin küsima, mis sulle looduse juures kõige rohkem meeldib ja inimeste ühendamise osas kõige rohkem meeldib?
ma arvan, et kõik saabki alguse loodusest, et see teadmine, et me ise oleme ka osa loodusest, et see selline läbiv joon ongi see, et tegelikult, et kui sa annad mingi kogemuse veeta aega looduses, siis tegelikult nagu tekib ka lugupidamine looduse vastu, et selline mingi tunne, et see on püha ja et me peaksime hoidma seda kohta, kus me liigume, et ja meie ju oleme sündinud tegelikult väga erilisele maale, kus seda loodust on palju, et ma võtan seda alati tänutundega. Ja kus siis, ütle meile siia lõpetuseks ka, et kus siis inimesed Close Hikersi üles saavad leida? Saame panna ka lingid siia saate alla, aga Jaa, Facebookis saab lihtsalt sisse lüüa Close Hikers, et siis saate kohe panna liikme taotluse ja olete teretulnud liituma või kes tahab hakata distantsilt algul jälgima, kohe gruppi ei julge tulla, siis võib ka Instagramis tulla siis Close Hikers lehele või vaadata minu enda lehte, mis on siis Liis Tammann nime all. Aga suur aitäh sulle, Liis! Ma arvan, et ka ajastus meil siin saatel oli väga hea, et suur suvi on ees ja et minge siis metsa, kas siis koos kogukonnaga või kas või üksinda või hea sõbraga. Aitäh ja mõnusat suve kõigile!